Tere kõigile! Täna lahendame koos ühe eksami ülesande. See ülesanne on pärit 2019. aasta põhikooli matemaatika lõpueksamilt. Sa näed, et see on ülesanne 4 ja siin on tegemist siis tekstülesandega. Tekstülesannet lahendades saad sa näidata enda võrrandi koostamise ja võrrandi lahendamise oskuseid. Samuti on tekstülesande puhul kasulik teha skeem enda jaoks. Siis on kõik need andmed, mis on tekstis antud, sinu jaoks visuaalsemalt näha ja sulle paremini arusaadavamad. Tekstülesannete lahendamiseks peavad sul olema siis saavutatud teatud eelteadmised. Esiteks peab sul olema siis väga hea funktsionaalne lugemisoskus. See tähendab seda, et teksti lugedes saad sa ka aru, millest siin räägitakse ja sa oskad seda olukorda endale ette kujutada. Siis tihti tuleb tekstülesannetes ette ka ühikute teisendamist. Et siin me näeme ka juba, et on grammid ja eurod ja võib-olla siin on kilogrammid, eks ole, et midagi saaks võib-olla ka teisendada. Tekstülesannetes tuleb tihti ka siis koostada kas võrrandit või võrrandisüsteemi, seda ka lahendada. Need on siis 7. ja 8. klassi teemad, 9. klassis tehakse ka. Ja teha siis ka ülesandele kontroll vastavalt tekstile, et siin on isegi see ülesande nii-öelda tekstis öeldud, et tuleb teha kontroll vastavalt antud tekstile. Kui sul on tunne, et mõni nendest eelteadmistest ei ole sulle päris selge, siis enne tekstülesandeid lahendama asudes harjuta neid eelteadmisi, otsi erinevaid ülesandeid, tee neid läbi, et sa saaksid siis nendes eelteadmistes heale tasemele, sest siis tuleb sul ka tekstülesannete lahendamine hästi välja. Lähme ülesande lahendamise juurde. Alati igal ülesandel on kasulik see, kui sa alustuseks loed läbi kogu ülesande. Ja seejärel võiks igast tekstülesandest teha enda jaoks siis skeemi selle ülesandes antud siis andmetega ja see skeem võimaldab sul siis paremini aru saada, millest ülesanne räägib. Siin räägitakse 2 riiulist, kus on šokolaadid ja siis on antud ühe šokolaadi kohta siis tema kaal ja tema maksumus. Mina teeksin siia siis 2 riiulit ja nendel 2 riiulil on siis kokku 86 šokolaadi. Ütleme, et praegult on see kõik, mis ma tean sellest esimesest lausest, olema siia skeemi siis kirja pannud. Mul on 2 riiulit, ma ei tea, kui palju on ühel šokolaade, ma ei tea, kui palju on teisel, aga ma tean, et kokku on neil 86. Nii, nüüd ühe selle šokolaaditahvli kohta tean, et selle hind on siis 1,35 eurot ja kogus on ühes šokolaaditahvlis on 75 grammi siis šokolaadi. Ja nüüd mul ongi siis olemas nii skeem kui ka kõik andmed, mis siin tekstis on antud, on mul niimoodi ülevaatlikul kujul siia üles nurka kirja pandud. Nii, lähme siis ülesande küsimuste juurde. Esimeseks tuleb siis leida, et mitu kilogrammi šokolaadi on mõlemal riiulil kokku. Ehk ma tean, kui palju on šokolaade kokku. Ma tean ka nende kogust, ehk siis ma lihtsalt korrutan need, arvutan siis kokku ära, ma saan vastuse grammides, aga alati, kui on üle 1000 grammi juba, siis tavaliselt teisendatakse see ka kilogrammideks. Grammidest kilogrammideks teisendades tuleb siis 1000-ga jagada, eks ole. Nii et kui ma 6450 jagan 1000-ga, siis ma saan 6,45 kilogrammi ja see on siis 2 riiulil kokku šokolaadi mass. Teiseks küsitakse seda, et kui palju maksid kõik need šokolaadid kokku. Jällegi, teen põhimõtteliselt sama teed, ühte arvu muudan. Ma tean šokolaadide kogust ja ma tean iga šokolaadi hinda, ehk siis ma korrutan need ja saan siis kokku, et see on 116,1 eurot. Nüüd 3. küsimus küsitakse šokolaadi kilo hinda. Ja kilo hinna arvutamisel nüüd jäta meelde see, et poes ka, kui on siltidel, et mis on 1 kilo hind, siis seal on taga ka ühik, et 1 kilo hinna ühik on eurot kilogrammi kohta. Ehk eurot tuleb jagada kogusega, et ma saaksin siis kätte selle
1 kilo hinna ehk eurod, ehk selle jagan kogusega. Aga kuna ma tahan siis saada hinda kilogrammi kohta, siis tuleb mul teisendada see 75 grammi ka kilogrammiks. Ehk jagan 75 000-ga, saan, et see on 0,075 kilogrammi. Ja nüüd saan juba siis kilohinna arvutamisel teha, et alati kilohinna arvutamisel nii-öelda see rahasumma jaotatakse sellele rahasummale vastava siis kogusega. Ja kilohind siis on nii-öelda, et kilogrammideks teisendasin ka. Ja saad siin, kui ma jagan 1,35 0,075-ga on see 18 eurot kilogrammi kohta. Nüüd miks ma tegin siin jagades selle murrujoone, on lihtsalt see, et sa näeksid, et need ühikud jäävad siin mõlemad alles, et need ühikud ei taandu ära, eks ole. Et kilohinna ühik ongi eurot 1 kilogramm. Nii, lähme siis edasi 4. küsimuse juurde. Ja vaat siin nüüd hakatakse selgitama mingit olukorda, et müüja nüüd võtab ühelt riiulilt ehk meie esimeselt riiulilt 9 šokolaadi ära ja paneb need teisele riiulile, et siis on nendel kahel võrdselt šokolaade. Aga küsitakse, et palju siis on esialgu ehk alguses. Kas me teame seda, kui palju alguses on igal riiulil? Ei tea. Vot nüüd oma skeemi peal tähistame siis tundmatuga. Me ei tea, palju on esimesel riiulil, me ei tea, kui palju on teisel. Üks võimalus on siis märkida, et siin on X ja siin on Y, aga proovime siis kasutada ainult ühte tundmatut, ehk kui siin on X šokolaadi ja ma tean, et kokku on 86, siis järelikult teisel ma saan nii, et ma 86-st lahutan esimese riiuli maha, eks ole. Ja teine riiul on mul see kogu summa miinus esimese riiuli šokolaadid ehk 86 miinus X. Ja nüüd, kui ma seda 4. punkti hakkan siin tegema, siis siin ma pean panema siis need tundmatud siis nii-öelda kirja, eks ole, et mis ma kasutan. Olgu ühel riiulil siis X šokolaadi ja teisel 86 miinus X šokolaadi. Kui mul on kirjas see nii-öelda olgu lause, tuleb mul hakata võrrandit koostama. Ja nüüd ma kasutan siis seda teksti, eks ole. Müüja võttis ühelt riiulilt. Minu üks riiul on X, ta võttis sealt ära, ehk siis lahutan 9. Ja ta võttis need samad 9 ja pani teisele riiulile juurde. Ehk teisel riiulil on siis nüüd 86 miinus X, nagu seal alguses oli, ja pluss 9. Ja nüüd jäi riiulitele võrdselt neid, ehk ma panen võrdusmärgi siia vahele, eks ole. Ühelt riiulilt ta võttis ära, pani teisele juurde ja siis on nendel riiulitel võrdselt šokolaade. Ja see, mis mul siia nüüd tekib, on täiesti tavaline lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandi lahendamiseks tuleb siis viia tundmatud vasakule poole, arvud paremale poole. Eks ole, kui sa viid teisele poole võrdusmärki, sa tead, et märk muutub. See on sul juba varem õpitud, eks ole. Nüüd saame mõlemal võrdusmärgi poolel siis kokku arvutada. Meil on X plus X on 2 X ja siit tuleb summa 104. Ühe X leidmiseks jagan siis X kordajaga läbi ja saan kätte, et X võrdub 52. Nüüd on oluline, et sa saad aru, mis see 52 sul on ja selle jaoks lähed ringiga tagasi siia. X oli sul ühel riiulil olevad šokolaadid ehk esimesel riiulil ja ma soovitan sul panna siia märksõna ka juurde, et see on siis ühel riiulil olevad need šokolaadid. Mul tuleb ka leida siis teisel riiulil ja selleks ma siis teen tehte, nii nagu siin on, eks ole, 86 miinus ja nüüd see, mis mul oli, eks ole, 52. Arvutan välja ja panen siia ka märksõna juurde, et see on siis teisel riiulil olevad šokolaadid. Nii, nüüd on mul see ülesanne lahendatud. Edasi tuleb mul teha kontroll, et kas need šokolaadide arvud ikkagi klapivad minu tekstiga. Teksti järgi tehtav kontroll peab kontrollima siis nii-öelda kahte asja. Esiteks, kas kokku on 86 nende kahe riiuli peal šokolaade ja teiseks, et kui ühelt võtta ära 9 ja teisele panna juurde 9, kas siis on võrdselt. Ja hakkame kirjutama. Esiteks kirjutamegi siis välja, et kui ühel riiulil on 52 ja teisel 34, ehk nii nagu me vastused saame, siis kokku on nendel riiulitel ja liidame kokku. Kontrollis tuleb teha see tehe välja ja arvutadki ära peas ka, et 52 plus 34, kas ikka tuleb 86. See tõesti tuleb 86 ehk
esimene asi klapib. Lähme teise asja juurde. Ehk siis, et kui ma nüüd esimeselt riiulit võtan 9 ära, siis sinna jääb alles 52 miinus 9 on 43 šokolaadi. Kui nüüd teisele need 9 juurde panna, eks ole, siis seal on 34 pluss 9 võrdub ka 43 ja kirjutan veel välja ka, et nüüd on riiulitel võrdselt šokolaade 43 võrdub 43. Ja kuna kõik need arvud klappivad minu vastustega ja kogu selle tekstiga, siis saabki öelda, et meie leitud vastused on õiged. Ja tekstülesandel kirjutatakse siis vastus välja ka täislausega. Ja ongi ülesanne lahendatud. Vaatame ka, et kuidas seda ülesannet hinnatakse, ehk et kuidas eksamil siis punkte jaotatakse, et mille eest mitu punkti on siin ülesandes võimalik saada. Esiteks saab siis punkti selle eest, kui on õigesti arvutatud mass riiulitel. Teine punkt tuleb siis, kui on šokolaadide kogusumma välja arvutatud. Kolmas punkt on kilohinna arvutamise eest. Neljas punkt on siis see tundmatu kirjeldamine, eks ole, see, et sa ise tood sisse ülesandesse X-i. Nii et selle eest saab ka 1 punkti. Siis edasi tuleb punkt selle eest, kui sa oled osanud koostada võrrandi. Vaat see on siin ülesandes, ma ütleks, et kõige keerulisem osa. Järgmiseks saad sa punkti siis, kui sa seda võrrandit või siis võrrandisüsteemi oskad lahendada. Siis sa saad kontrolli eest punkti ja lõpuks ka vastuse eest. Nüüd sa näed, et siin on võrrandi või võrrandisüsteemi koostamine. Jah, seda ülesannet saab ka lahendada võrrandisüsteemiga, ehk see tähendab seda, et sul on 2 tundmatut X ja Y. Mina kasutasin siin lahendusviisi, kus mul oli ainult 1 tundmatu ehk X sees, siis tuleb mul võrrand, aga need, kes tahavad lahendada võrrandisüsteemiga, nendel on siis ühel riiulil X, teisel Y šokolaadi, saavad võrrandisüsteemiga samad vastused, et selles mõttes vastus on sama, lihtsalt lahenduskäik on teine ja see lahenduskäik võib teistsugune olla, et sellest midagi hullu ei ole. Kui sulle tundub tekstülesannete lahendamine keeruline, siis palun tee kindlaks, et sul on olemas eelteadmised, et sa üldse saad tekstülesandeid lahendada. Kui sul on tunne, et sul on mõni nendest eelteadmistest on natukene kehvasti omandatud, siis kindlasti otsi ülesandeid ja harjuta. Mida rohkem sa harjutad, seda paremaks sa saad ja ma usun, et õige pea tuleb sul tekstülesannete lahendamine väga hästi välja.